Stuudios on istet võtnud Valgamaa oma mees Alar Nääme. Tere tulemast Suvestuudiosse. Tere. No kuidas sul suvi läinud on? Väga põnevalt, igasugust asju on õnnestunud teha. Rattaga sõita ja mõnel kontsertil käia ja päikest küll on vähe olnud, aga... Selle linnaga oled sa väga palju seotud olnud, sest sa oled siin peaaegu, et seda linna juhtinud, vastab tõele? Ja tõepoolest, ma olen ühe perioodi siin olnud Valga aselinnapea. Ja milliseid tegusid korda saatsid? No, võiks öelda, et väga erinevaid. Siin haridusega sai kõvasti tegeldud ja võiks öelda, et see Jõekääru kontsert on no mitte päris minu ellu kutsutud, aga aitasin sellele väga paljuski kaasa ja ma arvan, et väga palju see ära tehtud. No Jõekääru kontsert on üsna peagi aset leidmas 11. augustil. Tuled ise ka kogu perega üritust nautima? Kui midagi ette ei tule, siis tulen kindlasti. On plaanis, tahan tulla ja kui kõik õnnestub, tulen ka. Mis siin Valgamaal veel aset leiab peale selle, et siin on hästi palju kultuurilisi tegevusi? Et kas siin sporti ka teha saab? Sporti tehakse ka kindlasti, et kui me vaatame siin ju Otepää on ju põhimõtteliselt lausa spordimekka. Valgas on spordikeskus, staadion, kergliiklusteed, võimalusi on erinevaid ja kui vaadata, siis ju väga palju häid sportlasi on ka tegelikult Valgast ju üles kasvanud. No nüüd, mil sa oled tegevpoliitikast natukene taandunud, siis kui palju jääb aega näiteks maadlusmatile minna? Maadlusmatile oleneb, et see on selline paras ettevõtmine ja kui tükk aega oled sellest eemal olnud, siis on väga raske sinna naasta, sellepärast, et kui sa lähed, ütleme, et oled pool aastat matist eemal olnud ja siis lähed äkki matile, siis peaaegu võib öelda, et nädal aega oled voodis, sellepärast, et see on nii intensiivne ja kui lihased ei ole sellega harjunud, kui lähed liialt rapsima, ütleme siis trennid, siis võid endale päris palju liiga teinud. Et sellisel suvisel perioodil pigem sõidan rattaga, jalutan lapsega, et see on selline põhiline sporditegevus suvisel ajal. Aga kui siin ilmad lähevad halvemaks, ma arvan, et ma naasen matile kindlasti. Milliseid sportimisvõimalusi pakub Valgamaa oma inimestele? Väga erinevaid. Ma arvan, et kõik on võimalik teha Valgamaal. Et meil on ju isegi või Valgal on ju korvpalli meistriliiga, mängitakse käsipalli, jalgpalli, joostakse, hüpatakse, karatakse, heidetakse, et kõik on võimalik. Rattaklubi on, maadlusklubi on, boksiklubi on, võiks öelda, et kõikidest aladest on Eesti meistrid noortes, et kõik võimalused on olemas. Kui tulla tagasi sinu tegemiste toimetamiste juurde, siis meenub sulle kuupäev 13. august ja aasta 2014. No see oli üks väga põnev kuupäev, jah, et sai siis Tallinnas. Ühte linnaosa juhitud? Alustatud, jah. Meenuta seda päeva? No see oli üsna selline hirmutav päev, sellepärast, et hakata juhtima kesklinna, minna tööle kesklinna valitsus, mis võiks öelda, on kindlasti Tallinna üks, või no kohe kindlasti on kõige tugevam linnaosa, siis see mõnevõrra ikkagi hirmutas. Aga ma ise arvan, et ma sain hakkama. Suured tänud, Alar, meie Suvestuudiosse tulemast ja ikka sportlikuks. Teen kõik, mis võimalik. Suurepärane. Meie aga läheme ja käime ära siin kohalikus Alko 1000 poes ja vaatame, kui palju siin näiteks õlled maksavad.